Arvake ära, mis bänd hetkel lava rokib. Ei tea, nad on tudengibänd 2006 Los Paranoias. Kui nüüd pisike tagasivaade teha, siis kohe peale neid 2007. aastal võidutses Groundhog Day. Tudengibänd 2008 on Stereo Chemistry. Kassidele Iirised tituleeriti tudengibändiks 2009. aastal. Parimaks bändiks valiti 2010. aastal Varu väljapääs. Eelmise aasta tudengibändi konkurssi võitis Uue Panda ning tudengibänd 2012 võitja on teie ees kohe, kui kõik tänavu aasta 7 finalisti on kuulatud. Finaalis esinesid 7 eelžürii poolt 22 kollektiivi hulgast välja valitud bändi. Niisiis finaalis võistlesid Mickey Mouse, Jetpack Stanley, Saip, The Dawn, Mandarones, Lone Eskimos ning Von Torpat. Bände hindasid Vilmi vasakujalareede režissöör ja muusik Andres Kõpper, Jaak Järvekülg Öö stuudiost, Raadio Elmarist Piret Laos, muusik Mai Palling ning eelmise aasta korraldaja Liina Liiv. Särav õhtujuht oli Keti Uibomägi. Green Room, ettevalmistus, sujub. Väga hästi sujub. Mis Green Roomis veel toimus ja kes mida ütles, kuuleme me jooksvalt. Aga alustame finaaliga. Esimesena astus võistlustulle 5-liikmeline Tallinnast pärit punt Mickey Mouse. Mickey Mouse'ist veel nii palju, et neid saab näha Tallinna TV saates Garaažist välja. Sinust pakatav energiat seega iialgi. Sinust pulbitseb miski, pole hajatustki. Sa oled vihane mees, vihane mees, vihane mees. Teine julge kollektiiv, kes lavale alternatiiv rokkima suundus, oli 4-liikmeline Jetpack Stanley. Trummidel muide põristab Peeter Jõgioja poeg Siim Jõgioja himself. Jetpack Stanley, what the fuck? Vahet seal on, come on. Et see on üks vana mees, kel on jetpack seljas. 84 on tegelikult vana. Vähemalt. No vähemalt 84. Mine kaugemale, mis sa põdistad pest? Meile meeldib muusikat teha ja meile meeldib seda inimestega jagada. Ja see, mis täna laval toimus, oli värki liikus. Mis tunne see lava peal olla on? Rahvas vahib, kõik õlitavad, teevad pilte. Võimas tunne. Ülimõnus. Seda ei saa kirjeldada. Tule lavale ja mängi ja vaata, kuidas inimesed sind vastu võtta. Järgmine live tahad tulla? Sa võid näiteks trianglit mängida või midagi? Meil on seda. Meil on triangli mängida taha muidu. No ma mõtlen selle peale, et me eriti musikaalne inimene ei ole, aga ma võin midagi kokku soperdada. Ega me ka ei ole. Me oleme asja armastajad. Me oleme sõbrad, kes teevad muusikat. Hugo Treffneri sats oli esindatud bändiga Saip. Laura Adamson, kes on bändi solist, pidi lavale esinema istudes. Me oleme igasugu mingi progemoodi asja teinud, et teeme kõike tehnost kuni metallini. Et täna me ei tee, et üks kindel liigutus on, et täna vaba bänd olema. Nii, bänd Zip või? Saip. Saip, sorry. Et peab lihtsalt natuke mõtlema sõnade mängu või siis leiutama nende tähtedega midagi. Ja mitte midagi rasket, ja te saate teada, mis see tähendab. Te olete väga ilusad ja Saip. Kuulake meid ja tulge kontserdile.
4. valitses lava Koidik ehk The Dawn. Punt on kokku ajatud poole aastaga ja stiiliks on blues rock. nii, käib. Kui inimene läheb laivile, mida ta tahab, et ta ei taha kuulata kellegi mure, vaid pigem ta tantsida, et me pigem teeme sellist rõõmsat tantsivat muusikat. Lõbus bänd. Jah, ütleme niimoodi, jah. Rauno Marko Murakas. No mis me ikka ütleme, no? Me teeme muusikat ja kui teile meeldib, siis palun kuulake meid ja jälgige ja liituge meie teega. Mis seal ikka? Jah, täpselt. Aitäh! Finaalis muide võistles üks bänd, kelle koosseisu ei kuulu mitte ühtki lauljat, selle lihtsal põhjusel, et tegu on instrumentaalbändiga. Nad nimetavad end stoneriteks ja neid on kokku 3. 5. astub lavale Mandarones. Lõun-Eskimos teeb muuseas Coldplay ja Oasise mõjutustega rock-poppi. Lõun-Eskimos, kõigepealt, mis see nimi tähendab? See on inglisekeelne ja see tähendab üksikud Eskimod. Miks just selline nimi? No tähendab, seda tuleb ikkagi nime autori käest küsida, et tema selle idee peale tuli. Siin ei ole... Ma olin nõus lihtsalt. Vastukaaluks minu sügavalt filosoofilisele haridusele ei ole siin mitte mingisugust filosoofilist kavatsust selle nime taga. See lihtsalt kõlab hullult hästi ja meile endale see väga meeldib. Nii, minge veits kokku poole siis. Ja tahapoole jätka. Natuke tahapoole. Nii, super. Kui suure tõenäosusega teie võidate? Et mis te arvate, kui suured teil šansid on? Mina arvan, et päris suured. Miks sa seda arvad? Ja tundute mingi muhed venadagi. Kui suur tõenäosus on, et Iraan saab tuumapommi valmis järgmiseks aastaks? Ma arvan, et see tõenäosus on umbes sama suur, et meie võidame. Lõpetaks võib-olla nii sügavalt. Väga tabavalt. Nii sügavalt. Mina ei oleks paremat vastast suutnud välja. See on päris hea. Yesterday you told me that you're gonna break my heart. I know you didn't tell me a word, but your eyes, they referred to all that. It was so perfect, you and me, and it only started to be. It only started to be. And I'm falling in, I'm falling in. Yesterday you told me that you're gonna break my heart. I know you didn't tell me a word, but your eyes, they referred to all that. It was so perfect, you and me, and it only started to be. It only started to be. Ainult eesti keeles muusikat viljelev Von Torpat astus üles viimasena. Bändis on oma viiuldaja ning esitusse läheb ainult originaalmuusika. See nimi on, nagu te teate, siis Torpat on Tartu vana nimi. Suur osa meie kursusest õpib Tartu Ülikoolis ajalugu ja see nimi on siis ühelt poolt sealt ja teiselt poolt meie bändil on olnud mitu nime, millega me ei olnud rahul. Aga nüüd on üks selline nimi, millega me oleme ise tõesti rahul. Ei ole midagi, võtame asja rahulikult. Närv tuleb siis, kui lavale lähme, kui tuleb. Võib-olla ei tule ka. Ma arvan ka, et vähemalt meil kahel, kes me oleme nagu natuke klassikaliseme muusika taustaga, oli omal ajal muusikakooli eksamite tagaruumis viibida oluliselt raskem kui praegu siin. Kuni pole piitses raudteejaamast tuli,
Ja kõik finalistid on kuulatud. Teeme väikse tagasivaate, kes siis finaalis võistlevad. It was so perfect, you and me, and it only started to be. Nii kaua kui žürii oma lemmikud taga ajab, siis peatume natuke pikemalt Green Roomis. Esiteks uurisin, kas väikest viisi müüt, et julgustus enne lavale minek on paratamatus, vastab tõele. Ei joo, enne lavale minekut Esimene proov leppisime kokku, et enne lavale minekut ei joo. Kes joob? Cancel. Kui mehed saavad hakkama ja teavad, et kui väike õlu ei riku ära, siis miks mitte? Jah, see on võib-olla lihtsalt selline enesetunde parandamiseks. Lõbus olek, lihtne olek, rahulik, rahulolu. Meie ise, meil ei ole muud julgustust vaja. Või siis vahepeal käib see rahulikumalt, ega me nii ka ei tõmble. Ma ei vaata sellele otseselt väga halvasti, kui võetakse, ütleme, mõõdukas koguses ja mitte palju. Mina ise seda ei tee. Ma vist võin olla karjeristlik siin praegu, aga see vist ei aita mul mängida instrumenti või midagi. Just, et see võib-olla tekitab endas hea meeleolu, et kõik on väga hästi, aga see, mis teistele paistab, võib olla täiesti vastupidi. Nii et siis maitse asi. Tudengibänd 2012 võitjad premeerib IS Music Team 650 euroga. Peaauhind on väga motiveeriv ja üpriski vajalik. Bändid kinnitavad, et raha eest soetakse uus tehnika. Olgu uueks pereliikmeks bändis siis kas uued trummipulgad või uus võimendi. Me natuke mõtlesime küll jah, et mis me sellega teeksime, et ilmselt investeeriksime bändi tehnikasse siis võib-olla kõrvamonitoride näol. Kui me võidaksime, siis selle raha eest me esimese asjana ostaksime kitarristile oma kitarri. Ostan oma kõlari ära ja... Mis asjast sina? Mina pidin taldriku saama. Nemad saavad oma mingit... Mina pidin taldriku saama. Bassist saab äkki kuidagi... Blokkflöödi. Või basskitarri tunde võtta. No aga kes siis ikkagi võitis? Kokku jagati auhindu välja 5 kategoorias. Alustame auhinnad tseremooniaga. Tudengibänd 2012 parim vokalist on Indrek Rebane ansamblist The Dawn. Ööstuudio eripreemia Tudengibänd 2012 konkursil pälvis Lõuneskimos. Parim instrumentalist on Mart Volk Mandaronesest. Kõige tudendlikuma bändi eripreemia kuulub Von Dorpatile. Ja nüüd kõige tähtsam, kõige suurem ja kõige magusam auhind. Tudengibänd 2012 ja ühtlasi publiku lemmik on alternatiivroki kollektiiv Jetpack Stanley. Võitja koosseisus Uku Leht, Randel Pärna, Meelis Paal ja Siim Jõgioja olid nii publiku lemmiku ning peatiitli võitmisest kogu südamest üllatunud. Võidetud 650 eurose IS Music Teami kinkekaardiga plaanitakse osta bändile uuemat tehnikat. Miks just teie võitsite? Me ei oska ju öelda. Tegelikult peab seda ütlema, bänd oli
tänavu aasta tase oli väga hea. Jaa, oli küll. Tõesti bändid oli väga hea. Konkurents oli ju suurepärane. Jaa. Selliste bändide vastu me olime enam kui kindlad, et The Dawn oli meie lemmik. No Lõuna-Eskimos oli ka. Lõuna-Eskimos, need olid meie 2 lemmikut. Me hoidsime mõlemale pöialt. Ja see, et nad said 2 tiitleid, see on meile suurim rõõm. Aga see, et me hoidsime sellised tiitlid ära, kes oleks osanud oodata? No sait oli 650 jurtsi, mis sellest teete, paned natuke pidu ka? Ei, pidu ei pane, vaatame, kas me ostame kindlasti mingi instrumendi, kas ostame bassi või kitarri. Tegelikult on asi nii, et kuna me väga palju käime esinemas niimoodi, et meil ei maksa mitte keegi mitte midagi, siis tegelikult oleks väga tore vahelduseks tulla välja nulliga, ehk siis kitarrikeeled, trummipulgad, basskitarril oleks hullult uusi keeli vaja. Reliisida on plaan poistel 3-4 lugu ning muusikavideo sinna otsa. Elu näitab, millal see juhtub. Ma loodan, et see on aastal 2012 veel. See on küsitav, aga see on tõenäoline. Me saime täna jälle hunniku mikse kätte, suurepärased muideks. Ehk siis teeme ära EP, teeme ära video ja reliisime. Ja me anname endast märku Facebookis facebook.com/Jetpack Stanley kokku. Väga lihtne kirjutada. Kui ei oska, Google Translator alati aitab. Mida ütlete oma fännidele? Väga suur aitäh teile kõigile, et te olete kõige paremad. Aitäh. Olge mõnusad. Meelis, pane punkti. Pane punkti. Aitäh. Kinni ära. Palju õnne Jetpack Standile. Tudengibändi laadne konkurss, kus meie ehk noored saame end teistele nähtavaks teha, on igas mõttes üks vajalik ettevõtmine. Kas, kus ja kes võistlevad Tudengibänd 2013 konkursil, seda näete juba vähem kui 360 päeva pärast. Siis näeme!